Tere tulemast tagasi Alexela loomelavale siin Tartus. Meie teemad lähevad aina intrigeerivamaks ja põnevamaks. Kas ümbrikupalk hammustab on küsimus, millele otsime vastust. Ja meil on külas täna Maksuamet. Maksuamet võib tekitada inimestele erinevaid tundeid, sõltuvalt sellest, milline on nende maksukäitumine ja muud asjad olnud. Aga me täna räägime sellest, et mis võivad olla mõned ohud, kui keegi praktiseerib kuskil ümbrikupalka või kui keegi saab ümbrikupalka. Ja võib-olla praegused hiljutised sellised koroonatoetmemeetmed on ka võib-olla nii mõnelegi üllatust toonud, et kui neid ei ole sellisel kujul deklareeritud, siis see ei lähe üldse sinna kategooriasse. Et mõned sellised praktilised suunised, kuidas näiteks töötajana ise kontrollida ja järgida, kas sinu palk on kenasti ametlikult deklareeritud. Mõned sellised suunised tulemas. Ja külas on meil Eesti Maksu- ja Tolliametist maksuaudiitor Marika Orusaar, kes aitab meil siis aru saada, et kas ümbrikupalk ka siis hammustab ja kui tugevasti ta võib ka hammustada, kui ta seda teeb. Marika, lavalauad on sinu. Palun. Aitäh. Tere ka minu poolt. Ja hakkame siis pihta mõistetega kohe, et mis on ümbrikupalk. See ei pruugi täna tulla sugugi ümbrikus, nagu ütleb mõiste. See võib laekuda vabalt sinu pangakontole, aga ümbrikupalk on palk, mis on jäetud deklareerimata ja sellelt on tööjõumaksud maksmata. Ja miks ma sellest üldse räägin, on see, et ma soovin, et te kõik saaksite teadlikult teha valikuid. Et igaüks teist teaks, millest te loobute ja mille eest te vastutate, kui te nõustute vastu võtma ümbrikupalka. Aga räägime ka üldiselt maksudest. Mis siis maksud on? Maksud on meie ühine raha. Raha, mille eest me loome, säilitame ja arendame Eestit. Igaüks meist kasutab selle raha eest loodud ja pakutavaid teenuseid. Kõik me tahame sõita mööda hästi hooldatud, moodsaid, turvalisi teid. Aga tee ehitus on väga kallis. 1 kilomeetri kaasaegse maantee ehitus võib maksta kuni 5 miljonit eurot ja see on kõigest 1 kilomeeter. Sinna lisanduvad pidevad teehoolduskulud, tänavavalgustus. Soovime me kõik lisaks veel kergliiklusteid. Mina väga ette ei kujuta, kuidas maksta omast taskust 5 miljonit eurot ja tegelikult ega 1 kilomeetriga eriti kaugele ei jõua ka. Aga kui rääkida nüüd riigi vaatest, et maksutulud annavad riigile vahendid, et me saaksime ühiselt siis erinevaid teenuseid osutada, siis siin kaardi peal näete, kui suure osakaalu erinevad maksud moodustavad. Üle 30% moodustab sotsiaalmaks. Seega on see väga-väga oluline osa, kõige suurem. Kes tahab vaadata, mis juhtub siis, kui mõni nendest maksudest jääb laekumata, siis kiigake kodulehele hoiaeestitkoos.ee. Aga lisaks sellele, et riigieelarvesse laekub sotsiaalmaksust väga suur osa raha, on sotsiaalmaks seotud ka kõigi Eesti inimeste hüvedega. Seetõttu on Maksu- ja Tolliamet võtnud ümbrikupalga vastase võitluse üheks oma suureks eesmärgiks. Miks see meile siis muret teeb? Ümbrikupalga vastuvõtmise tulemusel on 134 miljonit eurot riigil vähem raha, mille eest saame me kõik teenuseid, nii mina, sina kui kõik ülejäänud Eesti inimesed. Uuringute tulemusel me teame, et 30% inimesi leiavad, et ümbrikupalka vastu võtta on täiesti okei. Või kui seda teeb ka nende mõni lähedane inimene, siis ei häiriks neid. Ise oleme hinnanud, et üle 20% ettevõtetest maksavad ümbrikupalka ja üle 7% töötajatest võtavad ümbrikupalka vastu. Protsentidena pole võib-olla see kõige suurem, aga numbrid seal taga on üsna muljetavaldavalt suured. Aga ümbrikupalga jaoks on alati vaja 2 osapoolt. On vaja seda, kes on valmis ümbrikupalka maksma ja seda, kes on valmis ümbrikupalka vastu võtma. Täna räägime peamiselt siis töötaja vaatest, aga vaatame põgusalt üle ka, mis võib olla teinekord tööandja motivaator
miks ta otsustab või kaalub ümbrikupalka maksta. Tööjõumaksud. Eestis on need üsna kõrged, üle 40%. Aga teisalt Eesti muud maksukohustused on selle võrra kesisemad. Paljudes riikides on näiteks varamaksud, auto, telekamaks, Eestis neid ei ole. Ja kui algus võib tunduda, et tööjõumaksude võrra tööandjale jääb rohkem raha endale, siis tegelikkus ei pruugi selline olla. Näiteks menetluse tulemusel tuleb lõpuks need maksud ikkagi ära deklareerida, ainult et nüüd algsele maksukohustusele lisanduvad nüüd ka intressid. Need on üsna kõrged. Tööandjale võib tunduda, et on ka vähem kohustusi, sest et ei pea ju töötajale võimaldama puhkust, ei pea ette teavitama piisavalt pikalt, kui sa enam töötajat ei soovi enda töötajaks ja nii edasi. Aga arvestada tuleb sellega, et seadus kaitseb töötajat kui nõrgemat poolt. Maine on kindlasti tööandja jaoks oluline, seda nii tema tänaste kui ka tulevaste töötajate hulgas, aga ka tehingupartnerite hulgas. Ilma võid jääda nendest talendikatest ja headest töötajatest, kes viiksid su ettevõtte kaugemale. Ja ilma võid jääda projektidest ja koostööpakkumistest, millega jõuaksid oma ettevõttega huvitavate väljakutseteni ja teeniksid rohkem. Kindlasti on keeruline osaleda ka riigihangetel. Ootamatute kriiside puhul ei saa kõrvale jätta, praegu 1,5 aastat on koroona olnud kõigi igapäeva osa ja riik on leidnud kiired lahendused töötasu toetuste näol näiteks, aga see tugineb jälle ametlikult deklareeritud töötasudel. Ja kui kaasneb menetlus, ükskõik kas siis Maksu- ja Tolliameti poolt või Politsei- või Tööinspektsiooni poolt, siis tuleb arvestada, et menetlus võtab aega ja ressurssi. Sellega võivad kaasneda trahvid ja võib isegi töö seiskuda. Aga liigume nüüd tagasi siis töötaja juurde, et millest sina töötajana loobud, kui sa oled nõus vastu võtma ümbrikupalka. Peamine, millest sa loobud, on su enda kindlustunne ja sotsiaalsed tagatised. Kindlustunne, et sul on homme töökoht, kuhu minna, või kindlustunne, et kui sa oled 6 aega tööd teinud, siis sa kokkulepitud kuupäeval ka kokkulepitud töötasu saad. Või teadmine, et juhul, kui sa jääd haigeks või sinuga juhtub õnnetus ja sa pead mõnda aega eemal viibima, siis sul on mingisugused riigi toetusmeetmed, mis aitavad sul seda keerulist perioodi üle elada. Vanemahüvitis kindlasti ja ka tänases situatsioonis töötasu toetus ja ka koondamishüvitised ja kohustus ette teavitada, enne kui töösuhte saab lõpetada. Enne mainisin, et seadus kaitseb töötajat kui nõrgemat poolt, aga töötaja ise peab arvestama, et kui ta ei ole ametlikult tööle vormistatud, siis ilmselt ei ole tal ka kirjalikke tõendeid, millega kokkuleppeid tõendada. Ja seega on ta ise valinud endale nõrgema positsiooni võimalike vaidluste korral. Selleks, et jõuda oma karjääris kaugele, võib-olla saada unistuste töö, selleks on oluline iga eelnev kogemus. Ja kui sa ei ole ametlikult tööl, siis sul ei ole võimalik seda varasemat kogemust oma CV-s märkida. Ja kaotavad tegelikult kõik, sealhulgas sina, sest et avalikeks teenusteks jääb raha vähem. Aga lisaks sellele, et võib-olla seda, millest te loobute, olete ühelt ja teiselt poolt natukene kuulnud. Aga räägiks üle ka, mille eest te vastutate, kui te olete nõustunud ümbrikupalka vastu võtma. Iga inimene peab esitama kord aastas füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. Ja seal on kohustus deklareerida muuhulgas ka kõik töised sissetulekud. Kui tööandja on maksnud sulle ka ümbrikupalka, siis ei ole ta seda deklareerinud. Seega, see kohustus on sinul ja see võib tähendada seda, et sa pead sellelt ise tulumaksu ära maksma. Tavapäraselt enamasti tööandja peab aga tulumaksu kinni. Lisaks tuleb arvestada, et kui sa oled maksudeklaratsioonides esitanud vale andmeid, siis see võib kaasa tuua ka rahatrahvi kuni 1200 eurot.
Ümbrikupalk hammustab sinu enda tulevikku. Seega mina ei soovita sellega nõustuda ja kindlasti soovitan väga põhjalikult mõelda, millest te ilma jääte. See võib olla rohkem, kui algus tundub. Vaatame ka ühe tutvustava video. Rohkem videosid võite otsida meie YouTube'i kanalilt. Jõudu rahvas, mina, Jack siin ja täna õpetame teile, kuidas ümbrikupalga maksmisega maksudest kõrvale hoida. See on imelihtne. Esmalt tuleb võtta paber ja murda sellest ümbrik. Mul on siin töömees Anti ka. Anti, ütle tere. Tere! Kas te arvate, et ma selle jobu pealt mingit maksu maksan? Ümbrikupalk on kasulik Antile endale ka. Tema saab tasuta ümbriku ja see on kasulik sinule. Ei pea mingisugust töövõimetusmaksu maksma. Jack, mis siis peaks saama, kui ma haigeks jään või nii, et kes siis maksab? Anti, sa ei jää haigeks. Nõrgad jäävad haigeks. Sina oled tugev kui purikas. Seda küll, aga see pruut palus küsida, et me mõtlesime hakata nagu pangast laenu võtma. Pangast? Ja, et korterit osta ja siis oleks vist vaja nagu... Anti, tarbinud oled või? Kes see võtab pangast laenu? No omal poistel on laenukontor olemas. Saurus ja pojad. Nendelt saab papi kohe õhtuks kätte ja eks interest ole muidugi veits kõrgem, aga seda maksab tulevikus. Jah, kuulad, aga mis siis, kui ma nagu isaks peaks saama või nii? Isaks sina? Jah. Jaa, Anti. Sina ei saa isaks. Vaata ennast. No jah, aga... Anti, ma ei taha kordagi kuulda sinu suust enam lauset jah, aga kes ei seksi, ei saa ka lapsi. See on looduse seadus. Vaata mind. Jah. Ma ei tea, ma ikkagi tahaksin nagu ametlikult tööl olla. Saad aru, see pension, tervisekindlustus, lastetoetus, need on olulised asjad minu jaoks. Okei, Anti, okei. Jaa, ma saan aru sust. Ei pea herisema. Nii. Panen su amet. Mine sina tee tööd. Ma panen su kirja tööle. Jobu. Olemas. Nii kiiresti. Nojah, hei riik. Aga näita mulle, sa ise rääkisid, et seal e-maksuametis on... Sa ei usalda mind või? Usaldan. Ma lihtsalt kontrollin. Siis ei ole mingit probleemi. Ei, usalda kontrollin. Ma ikkagi... Tead, Anti, tänaseks kõik. Mine koju. Aitäh sulle. Hästi ikka kõik. Jaa, kõik on hästi, mine. Nii vähe. No mis sa mõtlesid siis? See on ümbrikupalk. Kas tahad, ma võin veel vähemaks võtta? Saad ainult ümbriku. Eks selle ümbrikupalga maksmisega olegi nii, et usaldusest võid ilma jääda. Aga õigel ärimehel ei olegi sõpru, on vaid huvid. Hit like and subscribe. Näeme juba järgmine kord. Ära võta vastu ümbrikupalka. See tundub kaval, aga tegelikult jääd väga paljudest asjadest ilma. Kontrolli ise, kas sind on ikka töötajaks registreeritud ning kindlustused, hüvitised ja muu jookseb. Vaata lisaks emta.ee/maksutarkus. Ehk see oli siis natukene ülepingutatult moel, aga tegelikkus, mis ümbrikupalgaga võib kaasneda. Natukene provokatiivsed küsimused. Oleksid see valmis vähendama pensioni poole võrra? Ilmselt lihtne oleks vastata jaa, aga ma toon siia kõrvale ka numbrid. Jaanuarikuus maksti 161 miljonit eurot pensioni, aga ühe inimese kohta tegi see ainult 467 eurot. Kindlasti on kas teie perekonnas või teie tutvusringkonna hulgas inimesi, kes saavad pensioni. Kas 230 euro eest kuus hakkama saada tunduks realistlik? Vist mitte. Või kas sa oleksid valmis ise maksma oma haiglaarved? Tõin siia näiteks küll teisest süsteemist artikli, aga vist ei tahaks ka Eestis keegi olla õnnelik selle üle, et seljatate raske haiguse, aga kaasa saate sellega 1 miljoni eurose raviarve. Õnneks Eesti sotsiaalkindlustussüsteem on natuke teissugune ja sellised ekstreemsed arved võivad kaasneda väga üksikutel juhtudel. Tõin siia välja ka mõned näited, kui palju maksab ühe inimese ravi haigekassale.
kindlasti paljudel on kurgumandlid eemaldatud, pea 500 eurot. Sünnitus ei ole haigus, rõõmus sündmus, aga maksta keskmiselt selle eest 1300 eurot, seda on päris palju. Kes tahab vaadata, kui palju tema eest on haigekassa ravikulusid maksnud või tema lapse eest, siis vaadake www.digilugu.ee. Töötukassa numbrid tõin samamoodi välja, et kui palju maksti töötasu hüvitist eelmisel aastal üle 255 miljoni euro. Ja see on hüvitis, mida riik maksis selleks, et aidata ettevõtetel säilitada töökohti, tagada oma inimestele sissetulekut, et keerulises situatsioonis oleks võimalik edasi minna. Töötasu hüvitise määramise aluseks on aga deklareeritud töötasu. Haigekassa maksis eelmisel aastal välja 192 miljonit eurot hüvitisteks. Tuletan meelde siinjuures, et ümbrikupalga kahju oli hinnanguliselt 134 miljonit. Ehk et see on väga sarnane number sellele, mis haigekassa on terve aasta jooksul hüvitisi välja maksnud. Siinjuures tuletan meelde, et eelmise aasta summad olid suuremad, sest eriolukorra ajal maksis haigekassa hüvitist ka esimesel, teisel ja 3. haiguspäeval ja keskmiselt oli oluliselt rohkem haigus- ja hoolduslehti. Riigi eelarvest eraldati täiendavalt 7 miljonit eurot nende esimese, teise ja 3. haiguspäeva hüvitisteks. Aga läheme siis selle juurde, et mida sina ise saad ära teha, et sinu maksuasjad oleksid korras. Kontrolli tööandja tausta. Tunne oma õiguseid, sealhulgas tea, mis vahe on erinevatel lepinguliikidel. Kõik oma kokkulepped vormista kirjalikult. Kontrolli, et sinu töötamine on korrektselt töötamise registris registreeritud ja kontrolli regulaarselt e-maksuametist, missugused töötasud ja mis summas on sulle deklareeritud. Tööandja tausta saad uurida väga erinevatest kohtadest. Igasugune sotsiaalmeedia info, Google, aga ka ametlikud registrid. Muu hulgas Maksu- ja Tolliameti kodulehel avaldatakse maksuinfo ja töötajate arv. Hea koht, kust kindlasti saab lihtsalt ja tasuta vaadata tausta, on teadmik.ee. Tõin siia väikse pildi ka juurde, sest nemad on välja arvutanud avalike andmete pinnalt ka hinnangulise keskmise bruto- ja netopalga. Brutopalk on siis koos maksudega, netopalk on see, mis töötaja kätte saab. Kui teile pakutav või teile makstav töötasu erineb oluliselt seal kajastatust, siis minu soovitus on, minge küsige oma tööandjalt või tulevaselt tööandjalt, mis selle põhjuseks on. Võib-olla on seal väga head põhjused, sest et teadmik on teinud aritmeetilisi arvutusi, aga kindlasti tasub tähelepanu pöörata. Töölepingu liigid. Kõige tavalisem on tööleping ja see annab töötajale ka kõige rohkem õiguseid. Töölepingu puhul on töötajal õigus saada puhkust ja see puhkus peab olema ka tasustatud. Seaduses on ette nähtud töötasu alammäär ja kõik töövahendid annab tööandja. Samas kontrollib ja juhib töötajat tööandja. Töövõtuleping ehk siis võistleping, mõnikord kasutatakse seda lühendit. Seal on töötajal vähem õigusi. Kõik nad on asjakohased lepingud, aga töötajana mõelge kindlasti, kas töö sisu ja lepinguvorm, mis on valitud, vastab ikka sisule. Töövõtulepingu puhul ei ole teile ette nähtud puhkust, ei ole ette nähtud miinimumtasu ja makstakse tasu siis, kui tellimus on täidetud. Töövõtja, temal on vabadus valida endale töötegemise koht ja aeg, aga tal on ka vastutus tagada ise endale töövahendid, arvuti, masinad, mis on vajalikud, tööriided ja nii edasi. Käsundusleping, see on pigem väga konkreetsete üksikute tegevuste jaoks, on vaja tõlki, on vaja juristi. Töölepingu tunnused. Saate alati neid lugeda tööelu.ee lehelt, aga toon ka korra siin välja. Ehk siis töölepingu puhul
töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Ta täidab neid tööülesandeid isiklikult ja töövahendid annab talle tööandja. Tööriiete puhul nüüd sõltub ikkagi tegevusest, sest et kui sa tegeled valdkonnas, kus on eririietus, siis annab selle tööandja. Aga eeldada, et näiteks kontoritööl tööandja peaks sulle andma pluusi ja püksid või aluspesu, siis seda oleks natuke palju tahta. Seadus seda ka ei luba. Logodega riided, jah, need on lubatud. Tööaega korraldab ikkagi tööandja. Samamoodi kohta ja viisi. Ja töötasu peab maksma siis vähemalt 1 korra kuus. Turutingimustel töötasu. See on mõiste, mis ei ole selgelt defineeritud. Omalt poolt oleme üritanud abiks olla ja oma kodulehel avaldanud andmed ameti nimetuse keskmise palga kohta. Kindlasti soovitan ka sinul töötajana minna vaadata seda. Ükskõik, kas sa plaanid siis kuskile uuele ametikohale kandideerida või lihtsalt, et aru saada, kas sinu töötasu on konkurentsivõimeline. Loomulikult on tegemist aritmeetiliselt keskmisega. Ehk et tegelik töötasu ei pruugi vastata keskmisele, sest et töötasu kokkuleppimine on ikkagi tööandja ja töötaja vaheline. Meie ei saa ette öelda. See sõltub tööülesannetest, töötaja kvalifikatsioonist, varasemast kogemusest, aga ka tööandja rahalisest võimekusest ja ülesannetest. Kindlasti, kui on oluliselt erinev keskmisest töötasu, siis peaks olema nendele väga selged põhjendused. Kindlasti vormista kõik oma töölepingud ja ka lepingu lisad kirjalikult. Ja tähtis ei ole siis pealkiri, nagu rääkisime, vaid lepingu sisu. Mõistlik on tööleping sõlmida enne, kui sa tööle asud. Siis on võimalik sul läbi rääkida töötingimused, mis lepingusse kirja saavad, ja samamoodi on võimalik sul mõttega rahulikult lugeda seda. Kindlasti tea, et töölepingu peab allkirjastama nii tööandja kui töövõtja ja tööandja peab andma sulle töötajana 1 eksemplari lepingust. Kindlasti hoia see alles, seal on kirjas sinu õigused, aga ka sinu kohustused. Kui tekib tunne, et midagi on valesti, siis soovitan esmalt vaadata lepingut ja sel juhul rääkida läbi tööandjaga. Kas äkki on vaja vormistada uus lisa algsele töölepingule või siis oleks vaja üle vaadata tegelikult töötegemise tingimused. Kindlasti peaks lepingus sisalduma tööülesannete kirjeldus, makstava tasu suurus, tööaja tingimused ja töökoha tingimused. Töötamise registris saab kandeid teha tööandja, aga sina töötajana saad kontrollida, kas need kanded on tehtud korrektselt ja nii, nagu te kokku leppisite. Selleks logi sisse e-maksuametisse, vasakpoolsest menüüst registrid ja päringud ja sealt edasi minu töötamised. Sealt saad näha kõiki juba kehtetuid või tulevikus kehtima hakkavad, aga ka täna kehtivaid töötamise registri kandeid. Seal hulgas näed siis ka töölepingu liiki ja ametikohta. Kindlasti pööra detailidele tähelepanu, sest et kui töötamise registri kanne on küll tehtud, aga see ei ole korrektselt tehtud või see ei ole õigeaegselt lõpetatud, siis kaotad sina töötajana. Näiteks õigused vanemahüvitisele või ka õigus võtta ennast töötuna arvele või töötasu hüvitist taodelda. Kõik töösuhte lõpetamise alused ei anna õigust eelnimetatud hüvedele. Nagu ütlesin, kannet saab teha ja muuta tööandja. Ehk et kui sul on küsimusi või probleeme kandega, siis esmalt mine räägi oma tööandjaga. Kui sealt abi ei leia, siis on sul võimalik pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, töövaidluskomisjoni või kohtu poole. Me püüame omalt poolt võimalikult kiiresti menetlusi läbi viia, et tagada seda, et inimene ei jääks oma hüvedest ilma.
aga paratamatult see võtab natuke aega, seega hoia jooksvalt pilku peal, kas töötamise registri kanded on tehtud korrektselt. Kontrolli regulaarselt ka seda, missugused töötasud on deklareeritud. Jällegi sisse logides e-maksuametisse, vasakust menüüst registrid ja päringud ja minu sissetulekud. Sealt on näha siis kõik sissetulekud, mis tööandjad on sulle deklareerinud. Juhul, kui sa soovid ise ettevõtjaks hakata või juba täna oled ettevõtja, siis selleks on väga erinevaid vorme. Kõige lihtsam viis on ettevõtluskonto. Täna pakub seda teenust LHV Pank. See on ilma teenustasuta ja ta on ülimalt lihtne, aga ta sobib vaid neile, kellel ei kaasne teenuse osutamisega suuri kulusid, sest kulusid maha arvata ei saa. Ettevõtluskonto pluss on see, et lasete ainult tehingupartneril kanda summa oma ettevõtluskontole, sealt automaatselt arvutatakse maha ja kantakse Maksu- ja Tolliametile vajalikud maksud. Sul ei ole vaja muretseda ei dokumentide ega deklareerimise pärast. Kui sul on vaja aga muud ettevõtlusvormi, siis tuleb kaaluda füüsilisest isikust ettevõtja või siis juba äriühing. Kõigil on omad plussid ja miinused. Kindlasti tasub meeles pidada, et kui me räägime äriühingust, siis aktiivse tegevuse puhul ei ole okei, kui omanik saab ainult dividende. Kui omanik panustab aktiivselt ettevõtte igapäevategevusse, mille tulemusel tekib ka äriühingul kasum, siis meil on õigus dividendid ümber kvalifitseerida töötasuks. Ettevõtjal on kohustus muu hulgas teha töötamise registris kandeid, teha seda õigeaegselt ja samuti esitada maksudeklaratsioone. Lisaks siis muud näiteks hoolitseda selle eest, et kõik dokumendid on korrektselt vormistatud ja säilitatud. Kindlasti tasub meeles pidada, et ettevõtte raha ei ole ettevõtte omaniku raha. Need on kaks erinevat rahakotti. Ja kui te arvate, et ettevõtte pangakontolt on okei minna poodi ostma piima või maksta oma sõidukulude eest, siis tegelikult need kulud kuuluvad deklareerimisele ja maksustamisele. Aga milles näeme meie lahendusi ümbrikupalkadele? Me teeme aktiivset koostööd erinevate riigiasutuste ja muude ettevõtlusorganisatsioonidega selleks, et tõhustada järelevalvet, aga ka selleks, et nõustada ja aidata valdkonnas tagada võrdne maksukonkurents. Me näeme, et väga oluline on hoiakute muutus. Selleks oleme teinud palju kampaaniaid ja jagame ka täna maksutarkust. Meie fookuses on lihtsad ja mugavad teenused selleks, et oleks võimalikult arusaadav, mida ja millal peab deklareerima ja maksustama, et võimalikult lihtne oleks seda deklaratsiooni esitada ja ka maksud ära maksta. Me nõustame ja anname teada riskidest, mida meie näeme. Seda nii võttes kliendiga ühendust kui ka elektroonilisel teel. Riigihanked on kindlasti meie fookuses, sest et riik maksab nende tellimuste eest ja seega me tahame, et need, kes seal toimetavad ja riigi raha saavad, oleks ausad. Töötaja vastutus. Ehk et nagu ma enne juba rääkisin, töötaja vastutab selle eest, et tema töötasult on deklareeritud ja nendelt on ka tulumaks makstud. Krediidiasutustega teeme aktiivset koostööd ja maksutarkuse jagamine. Seda nii tänastele kui tulevastele maksumaksjatele. Ja me oleme muutnud palju ka iseenda igapäevategevusi. Me jõuame senisest palju rohkemate ettevõtete ja töötajateni. Näiteks ümbrikupalga riskiga ettevõtete puhul suhtlesime eelmisel aastal 3000 ettevõttega ja nendel juhtudel me määrasime kokku 12,5 miljonit eurot. Ja ligi kolmandik ettevõtteid muutsid pärast meiega suhtlemist oma käitumist. Tuletan veel kord meelde,
et töötaja vastutab. Ehk et kui sa nõustud vastu võtma ümbrikupalka, siis sina oled kohustatud selle deklareerima oma füüsilise isiku tuludeklaratsioonil ja ka vajadusel maksud maksma. Ja seda tasub arvestada. Ükskord veel, mis on siis maksud? Maksud on meie ühine raha. See, mille eest me saame Eestis toimetada, mille eest luuakse seda Eestit, mille üle uhke olla. Ja kõige tähtsam on meie enda eeskuju. Panin siia ka kontaktnumbrid ja meilid. Kui teil on küsimusi, saate pöörduda. Kindlasti meie töötajad aitavad. Aga kui teil on tänase osas küsimusi, siis võite ka otse mulle kirjutada. Aitäh sulle, kes sa näitad eeskuju. Aitäh, Marika. Mõned allikad, mis veebilehtedena kostusid läbi, on siin, et kelle ei õnnestunud üles kirjutada, et hoia Eestit koos.ee ja digilugu. Väga huvitav variant vaadata, et kui palju on sinu ravimiseks juba raha pandud, hea moodus enda motiveerimiseks, et panustada. Teatmik.ee tausta vaatamiseks, tööelu.ee ja siis töötamise register ja veel mõned allikad. Meil on tulnud mõned küsimused, kas Vaim on valmis? Ikka. Küsimused on siis järgnevad. Maret küsib, tihtipeale teeb tööandja töötamise registrisse kande palju hiljem, kui seadus seda sätestab. Miks selline hiline kanne üldse lubatud on? No, see on nii, nagu on tegelikult kõiki deklaratsioone ja registreid saab parandada. Sest et lõpuks on tähtis, et see kanne saaks sinna tehtud. Ja kui see nüüd tuleb väikese hilinemisega, siis parem tulgu ta hilja, kui ta jääb üldse tegemata. Nii et eks see ongi see põhjus. Et oleks nagu mõistlikum korraldus niimoodi. Aga jah, sest et mõnikord on ka täiesti elu paratamatus, et tulebki midagi vahele ja eks me ikka unustame mõnikord. Aga lihtsalt tööandjana peaks seda võtma väga tõsise kohustusena, sest sellest sõltuvad sinu enda töötaja õigused. Haigekassa näiteks. Siis on ka küsimus, kuidas käituda, kui tööandja surub peale ümbrikupalka? Mis soovitused siis on? No selles mõttes, et nagu ma ütlesin, selleks, et ümbrikupalka saaks maksta, on alati kaks osapoolt. On andja ja on võtja. Ehk et kui tööandja surub peale ümbrikupalka, siis on tõsine mõttekoht sulle töötajana. Et esiteks, kas võib-olla annab tööandjaga läbi rääkida, et sa ikkagi ei soovi seda ümbrikupalka, sest sina kaotad ennekõike töötajana. Teiselt poolt võib-olla oleks tõsine mõttekoht, et äkki oleks vaja otsida endale teine tööandja. Sest et kui sinu tööandja on valmis riiki petma, siis mul on küsimus, et aga äkki ta on valmis petma ka sind töötajana? Või teine asi, mis juhtub siis, kui näiteks Maksuamet või Politsei- ja Piirivalveamet tuleb kontrollima ja avastab, et ongi maksud maksmata. Kas ettevõttel on siis raha, et sulle lubatud kuupalk välja maksta või võib-olla viimase 3 kuupalk? Võib-olla, et ei ole. Nii et ma soovitaks tungivalt mõelge, enne kui te nõustute sellega. Mis sektorites muidu kõige, kui oli see, et Maksuamet on ka tegelenud mõnede kindlatega, kus on ümbrikupalga kahtlus, kus sektorites see kõige selline suurema tõenäosusega kõrge risk on, et seal võidakse sulle taheta pakkuda ümbrikupalka või ei ole sinu makse ära deklareeritud kenasti? No kõige tüüpilisemad on ikkagi need sektorid, kus liigub palju sularaha. Et need on palju ka meediast läbi käinud, ehk et siis ehitus, toitlustus, majutus, aga ka iluteenindus. Et kindlasti seal, kus on sularaha, on märksa lihtsam seda jälge ei jää maha täpselt. Et seal sektorites on ka see tüüpilisem. Aga iseenesest tegelenud oleme me absoluutselt, ma julgen väita, et kõigi sektoritega. Et ei ole sektorit, mis on puutumata, lihtsalt need sektorid, mis ma nimetasin, on võib-olla sellised kõige suurema osakaaluga ümbrikupalga kahjust. Kui need, mis on siis avastatud, et kus on siis ümbrikupalga juhtumid, et ja kui nüüd intervjueerida neid siis ettevõtjaid või nii, et mis nad on nagu selgituseks andnud, et miks nad selle tee on valinud või miks on see nõnda neil kujunenud? See on hea küsimus. Me selles mõttes ju ei intervjueeri. Loomulikult me saame väga palju põhjendusi, sest et me ju suhtleme klientidega. Ükskõik, kas me küsime siis menetluse käigus selgitusi või siis nõustamise käigus nad samamoodi annavad meile selgitusi. Põhjuseid on väga erinevaid.
kõige tüüpilisem on ilmselt jälle see, et arvatakse, et mina ei jää ju vahele. Miks ma siis maksan neid makse? Endalgi raha vähe. Samas kummaline on alati kuulata, et kui tavaliselt lähed rääkima ettevõtjaga, kellel on siis ümbrikupalga risk, väga madalad palgad, siis millegipärast väga tihti tööandjad kipuvad ütlema, et ei, minu töötajad on kõik kas alkohoolikud, kehva töövõimega, nad on saamatud ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis alati tekib küsimus, et kuidas on võimalik, et teil terve ettevõte on ainult saamatuid töötajaid täis. Et kas te tõesti nagu ei üritagi leida siis inimesi ja teine asi, kas te ei väärtusta oma töötajaid? Et jah, kohati nagu selline pilt on, aga eks põhjuseid on erinevaid, et mõnikord on ka põhjus selles, et võib-olla ei ole endale teadvustatud, et näiteks lisatasu või preemia on samuti töötasu. Ja see tuleks täpselt samamoodi deklareerida ja maksustada või siis ka nagu ma rääkisin, dividend versus palk. See küll puudutab nii-öelda ettevõtte omanikke ise, aga et kui nad teevad sealt alt töid, siis nad on millegipärast arvamusel, et on okei, kui ma maksan endale ainult dividende. Tegelikult ei ole. Et me võime neid ümber kvalifitseerida ja me oleme seda ka päris palju teinud. Ja selline küsimus, et kuidas on vaja olla, kui kuulutusel oli üks, aga töölepingul teine palk? Ma eeldan, et siis töökuulutusel oli suurem ja ilmselt lepingus väiksem palk. Tõenäoliselt, jah. Suure tõenäosusega vaevalt. Seal võib olla võib-olla see, et oli töökuulutuses brutopalk ja töölepingus siis käib neto läbi või? No selles mõttes seal peaks olema selged mõisted ikkagi, et üldreeglina on brutopalk ikkagi, aga nii-öelda selleks, et tagada, et kõik osapooled saavad üheselt aru, siis oleks mõistlik kasutada ikkagi seal juurde mõisteid, kas see on bruto või neto. Aga no ilmselgelt siin on väga tugev viide sellele, et võib-olla soovitakse osa siis maksta mustalt, mitte ametlikult. Aga võib olla ka see, et tööpakkumises võib-olla oli öeldud, et kuni. Siis siin ma ütleks, et on vaja vestelda oma tulevase tööandjaga ja küsida üle, et töökuulutuses oli selline pakkumine, töölepingus on nüüd selline, et mis see põhjus on või siis, et mis aja jooksul me selle palgani jõuame, mis tingimuste täitmisel. Et kindlasti see on selline läbirääkimise koht ja see võib olla mõnikord täiesti okei, sest et kui sa lähed ilma kogemuseta otse koolist või sa oled valdkonda vahetanud, siis ei saa eeldada, et sulle makstakse juba tegija palka. Mulle meenus lihtsalt üks naljapilt sellega on see, et lähed tööle ja siis on tööintervjuul oled ja siis öeldakse, et et esimesed 6 kuud me maksame sulle seda ja pärast seda me hakkame maksma toda. Ja siis teine ütleb, et selge, ma tulen siis 6 kuu pärast. Et kui see niimoodi käiks. Täpselt. Mida teha, kui avastan, et tööandja ei ole maksnud minu eest sotsiaalmaksu ja nüüd ettevõte juba pankrotis? Kas seda on veel võimalik kuidagi tagasi saada? Et kui ettevõte juba on pankrotis ja ei ole maksnud seda, et sealt pesast vist ei saa enam midagi kätte. No ma saan aru sel juhul, et vähemalt see töötasu on deklareeritud eelduslikult, et kui me räägime ainult sotsiaalmaksust, siis ma teen siin eeldus, et see on deklareeritud. Mul rohkem infot ei ole küsimuse kohta. Ma saan aru, et siin me ei räägi tegelikult hetkel siis nagu ümbrikupalgast esiteks, vaid sellest, et tööandja on jätnud maksud maksmata, mida tuleb ka kahjuks ikka ette. No, selles mõttes töötaja rahustuseks saan öelda, et töötaja ei vastuta sotsiaalmaksu eest. Küll on nüüd küsimus, et kui temal jääb seetõttu mingi hüve saamata, siis sel juhul tasuks kindlasti pöörduda vastavate asutuste poole. Aga üldiselt, kui see võiks deklareeritud olla, siis väga suuri probleeme ei tohiks olla. Nüüd esitluses sa mainisid, et võiks niimoodi regulaarselt vaadata, et kas need maksud on deklareeritud. See tundub selline nagu väga nagu pisut paranoiline tegevus, võib-olla, et iga kuu käia, et oletame, kui sa oled tööl kuskil üsna mõistlikus kohas. Mis võiks olla nagu mingid märgid, millal võiks sinna tegelikult siiski kindlasti pilgu peale heita? No esimene asi, ma tegelikult soovitan, et kõigepealt tea oma tööandjat. Ehk et see, et hinnang anda, kas su tööandja võiks olla nagu korrektselt käituv või mitte korrektselt, eeldab seda, et sa tunned oma tööandjat. Ehk et aeg-ajalt
sa vaatad võib-olla, mis on meedias, mis on ametlike avalike andmete hinnangul, tema deklareeritud käibed, deklareeritud maksukohustused. Ja teiselt poolt, kui sa tõesti näed, et dokumendid on korrektselt vormistatud, kokkulepped peavad, ehk et sa saad töötasu sellises summas nagu ette nähtud, õigel kuupäeval, ei teki venitusi. Kui sa vaatad oma pangakontolt, siis sa näed, et väljamakse tegija on ikka sinu tööandja, mitte ei ole mingi kolmas tundmatu isik või veel hullem füüsiline isik. Et kui seal hakkab pangakontol tekkima juba mingeid anomaaliaid, ehk et kas väljamakse tegija nimelik või tähtaegselt ei maksta või makstakse osaliselt, no siis kindlasti soovitan üle vaadata. Et kui on väga suured ja sellised usaldusväärsed ettevõtted, siis pigem harvem, et olgem ausad, et töötades Maksu- ja Tolliametis, ega ma ka iga kuu ei käi seal kontrollimas. Aga mul ei ole ka väga suurt põhjust kahelda, et minu töötasu on deklareeritud. Risk on väiksem, aga ka ettevõtja on inimene, nii et ka tema võib eksida. Nii et selles mõttes kindlasti tasub ka siis kontrollida. Nüüd mainisid seda ühte allikat, milleks on teatmik.ee, kus on näha, palju siis on makstud makse ja natuke hoiatasid ka, et need numbrid võivad nagu varieeruda. Seal vist on ka mingi nihe on, et ja see võib ka nihe võib segadust ajada, kui on hiljuti olnud kas siis detsember ja mingi boonused või muud asjad olnud, et see kõik summeeritakse kokku ja mida rohkem töötajaid ettevõttes on, seda vist keerulisem on nagu sealt umbes aritmeetilise keskmisega enda seda palka võrrelda. Ja seal mängib rolli ka see, et teadmikus on lihtsalt baseeritud nendel andmed, mis avalikult antakse. Töötajate arv ettevõtetes antakse välja kvartali kohta, kvartali viimase päeva seisuga. Ehk et kui vahepeal on toimunud oluline töötajate liikumine, siis seda see ei kajasta. Samas deklareeritud maksudes see kajastub. Samamoodi ei saa teadmik arvestada sellega, kas töötajad on seal osalise või täiskoormusega. Ehk et ta lihtsalt jagab deklareeritud tööjõumaksud selle töötajate arvuga. Et seal on erisusi, aga ta annab mingi tunnetuse. Kui seal ikkagi tundub mõne jaoks nagu väga hirmutav see olukord, et mis ta siis sammuna peaks tegema? Tööandja juurde minema või kui ta arvab, et see number, mis seal on ja see, mis ta saab, on kuidagi väga nagu erinevatelt planeetidelt? No kindlasti küsi kõigepealt oma tööandjalt, sest et ühelt poolt ühes ettevõttes võib olla väga palju erinevaid ametikohti. Hea näide, teame, kõrged palgad on IT-sektoris. Aga IT-sektoris võib olla ettevõttes palgal ka raamatupidaja, koristaja, personalijuht, aga ka mingi andmesisestaja. Ja tegelikult nende kõigi palgad on väga-väga erinevad. Ja aritmeetiliselt kõigi töötajate vahel tööjõumaksude jagamisel ei saagi sealt õiget tulemust tulla. Nii et see, kes oskab sulle kõige paremini selgitusi anda, on tööandja. Ega meie lähme samamoodi küsima tööandja käest, sest et me baseerume ju andmetel, mis on deklareeritud ja sealt vaatame, kas on risk ja kui on risk, siis esimene asi, me tuleme tööandja juurde küsima. Me näeme sellist riski, ole hea, palun selgita, millega sa tegeled, miks need palgad sellised on. Nii et selline ülevaade siis sellest, võib-olla kaks allikat, mida võiks veel selliseks maksukäitumise motiveerimiseks vaadata, on Hoia Eestit koos.ee ja Digiloost, et kes iganes, nagu sa mainisid, kellel on mingi mandli oppiv asja on, et siis sa nagu teadvustad, nii palju on nagu minule nagu sisse ära pandud, et ma nagu võin vähemalt nii-öelda tagasi maksta oma eeskujuliku maksukäitumisega tagantjärele. Ja võib-olla on huvitav lihtsalt teada, et kui palju mingi teenus maksab, sest et me oleme kõik harjunud ju, et üldreeglina ega me väga ei maksa oma raviteenuste eest. Ma maksan mingi osa, tundub palju, aga kui palju riik on tegelikult meie eest juba ära maksnud? Et see võib päris üllatav olla. Et muudab selle nähtavaks. Muidu võib-olla ongi see küsimus, et miks maksukäitumine ei pruugi olla hea, on see, et on see kuskile nähtamatusse auku kaob ära ja siis inimene arvab, et ma ei tea, pahad poliitikud kasutavad seda halvasti ja siis nad nagu on nii-öelda järeleandlikumad, aga need, kus inimene nagu enda neid numbreid näeb, et siis tal nagu on selline selge nagu oma see kasu väljas, et siis on võib-olla see motivatsioon kõige selgem, et miks nagu õigesti käituda. Ja kindlasti selles mõttes tasub mõelda võib-olla natukene suuremalt, et võtame kõigepealt töötaja ise, aga mõelge oma pereringis, sest et sina oled võib-olla noor, tugev inimene, terve, ei käi arsti juures, ei ole praegu ka võib-olla perelisa tekkinud
ehk et ei ole nagu otseselt selliseid kohti, kust vaadata, et riik on minu eest maksnud või midagi väga teinud. Aga sinu ema või vanaema, vanaisa, tädi, onu, nemad ju ilmselt saavad näiteks pensioni või saab keegi mõnda toetust. Et kas sa nagu oleksid valmis ise täna seda kõike tegema? Kas sul on need ressursid? Rääkimata siis kõigest nendest teenustest, mis riik pakub, aga kui niimoodi otse vaadata, et tasuks natukene nagu suuremat pilti mõelda. Aitäh, Marika, ja ma loodan, et meie tänane see vestlus ja kohtumine ja esitlus siin innustas siin teadlikumalt vaatama enda senist maksukäitumist üle ja mõtlema, kuidas see sinu asutuses toimib. Me jätkame siinsamas Alexela loovmelaval juba kell 2 ja kutsume ekraanide ette kõiki neid, kellele on hingelähedane teema filmitööstus, sest räägime sellest, millised on uued perspektiivid filmitööstuses ja konkreetsemalt, mida põnevat on siis Tartumaal sellise filmivaldkonnas toimimas ja millist kasu toob ühe kangema filmi salvestamine siin piirkonnas ka ümberkaudsetele ettevõtjatele ja tegijatele. Seda vaatame lähemalt kell 2, kui meiega ühineb Kristiina Reidolf. Kella 2 näeme jälle.